tervitused, täna on pühapäev, 7. juuni, lubab ilusat ilma, kuni 22 kraadi sooja, nagu mingi ilmateadvustaja oleks. Ühesõnaga, täna oli mul valida, kas sõita ära linna või tulla kalale ja loomulikult siin muud varianti ei olnud. Plaanis siis püüda täna jällegi väiksel jõel ja nagu viimasel ajal kombeks 2 spinninguga püügikalaks haug ja ahven, et pillume kordamööda siis läbi siin kohad. Üks spinning siis mõeldud pigem haugile, et kus on hetkel popper otsas ja teisel on mul Texas riigrakendus, väike vihmaost, et vaatame siis, mis täna saab. Et jõgi võtab juba küll päris suvisti ilmed siin. On tekkinud sellised kasvualad ja minu meelest tegelikult ideaalsed kohad, kus proovida popperiga, et äkki on auk tuld madalasse ja meelitab sellega teda võtma ja siis loomulikult põhiaugud ka läbi, siis kõikide variantidega ikkagi džiigid ka kaasas, et ei tea ju, mida ta eelistab ja kas üldse. Aga paneme siis asjad valmis ja lähme jõe peale. Nagu see kevad siin läinud on, varsti muidugi suvi on see vesi kogu aeg selline väga madal nüüd. Aga siin on õnneks ju lõike, kus on auke ja just madalatel kohtadel hakkamegi korra ka poperdama siin. Nii, sa kurat. Esimene vise läks aia taha. Vot sellised kohad tugeva kivise põhjaga, kus leidub ka selliseid suuremaid kive vees. Ja madalad rohus ja võiks popperiga ideaalsed olla, aga kui ei ole aktiivset kala või üldse kala, siis ei ole midagi. Tuleb minna edasi ja uus lõik jälle. Opa, oli, opa, võts. Nii, aga väike. Esimene popperi võtt siiski. Pisike aug, aga näe see pinnalt, see on ikkagi efektne. Tuli siin, pani 2 korda, esimest korda vist mööda ja siis võttis ära. No nii, loodame, et saame suuremat ka niimoodi võtma. Ja ikkagi siit äärest lehtede alt või siit kuskilt rohu seest, aga keskelt ei olnud midagi nüüd. Siin üks sirgem ja natuke sügavam, aga sellist rohtu juba kasvab ja lehti sees keskel ja aga popperil ei olnud. Proovime korra selle Texas riigiga siit rohuvalt läbi. Võib-olla siis on äkki ahvenad kuskil rohus. Nii sügavamad kohad. Ma siin praegu popperi jätan vahele, lähen ikkagi džiigi peale. Just sain siin ühe võtu ka, aga pisike vist
mis sealt tuleb, väike haugipunn. Hoopis kobe ahven ju Cheegile siit. Oot sulle lops. Nii. Siis ta läheb tagasi. Aga jah. Juba suve poole siin, kus võtab. Juba suve poole pole probleemi see landivõtt ka talle siin praegu. 10-sendine Cheegi. Üks madalam lõik, põhi kapsas täis, mis tähendab, et siin ma tahan popperiga proovida. Olen nüüd tükk lõiku sõitnud ja siuke 50-50 loopinud Cheegi ja popperit vaheldumisi, et ei ole võtte saanud rohkem, et järelikult siis ei ole kala ehk nii ehk naa kummagi peale väljas või sootuks puudub sellel lõigul praegu, aga vaatame veel. Siit paadininaes sain ühe võtu vihmausikesel, et ei saanud ju aru, kas võis olla auginalk või. Vaatame, mis siin see ahvena koht suve hakul teeb. Proovime pöörlevaga, et põhjast ei taht küll keegi. Suvi peaks ja rohkem ikka võib-olla pinnast panema kedagi võtma siis. Nii, oli võtt. Hetkel ei tuld rohkem, aga jah. Popperiga lasin siit nagu naha mitu korda üle ja panin Cheegi ja esimene rabamine kohe. Proovime veel siis, kes see siin all on praegu siis. Opa, rood küll, no võttis uuesti, võttis. Ja siuke nibin-nabi kala. Pigem isegi alamõõduline. Aga siiski Cheegi peale nii. No see on pigem alla jah. Muidugi on see alamõõduline. Mine. Ma jätkan siit uue püügikorraga, et see püük siis muutus suht keeruliseks, need samad võtud oli ja mis seal olid, need ahven ja haug. Ja kala koha pealt oli jah suht keeruline, aga nüüd siis täna uus püügikord ja avastan enda jaoks uut lõiku ja tahaks ikkagi selle popperi käima saada, et katsetan, et hoian siis täna ikkagi seda otsas. Aga siin
õhtu eel juba sooja 26 kraadi, ümberringi siin isegi müristab, aga radarilt vaatasin, et siit see ikkagi läheb mööda ja otsustasin jõe peale tulla, et vaatame, mis siis sellisel, kus ilm on juba selline suviselt väga soe ja kas õnnestub kala pinnalt võtma saada. Natuke vale koha pealt, et tulin oleks pidanud sealt poolt, aga tahtsin meelega selle väikse ringi siit teha. Ja koht, kus peab korraks välja minema. Lehtede vahel madal kõva põhjaga ja pool meetrit vett peaks olema küll, siuke popperi pärusmaa võiks ju olla. Tuleb ikka sügavamaid kohti ka, siis ei raatsi ainult popperile jätta, kui juttu ei ole, siis proovin siin väiksemaid mikrolutte ja ikka ka siis. Noh, kohe alguse võtte kätte ei saa. Lähme siis põrutame edasi ikka. Selle uue koha avastamisega on näha alati see, kunagi ei tea, kui lihtsaks või keeruliseks ta kajakiga kulgemiseks on, et satelliitfoto pealt, kaardi pealt vaatad küll, et siuke metsane lõik ja ega sealt ju ei näe ära ju täpselt olukorda. Seal alguses oli korra pusimist, tulin ise natukene valelt poolt. Aga nüüd läheb juba siin praegu küll mõnusaks ja tundub sellised kenad kohad olevat, aga ankru lasin siin sisse. Tundus, et siuke natukene vajus võib-olla meeter oli põhjani. Vähemalt siit mööda äärt, aga siin paistab, et on ka sügavamaid, pigem siuksed sügavamad lõigud. Vaatame siis. Muidugi olukord võib jälle olla selline, kus see popper ei pruugigi olla hea valik, et siigit võib ju alati võtta, aga ma ei taha. Sest eesmärk ei ole lihtsalt teda nui neljaks kuidagi kätte saada, vaid just tahaks seda adrenaliini, kus ta pinnalt laksu paneb. Noh, mingid pimedad augud siin prooviks korra vihmaussiga, siin äkki on mõni ahven kuskil peidus. Opa, midagi käis juba võtmas siin ja panin
ussikese. Texas riigil vihmaussi, et sihuke laiem, sügavam auk. Et jah, vihmaussile siit üks agressiivne võtt kohe. Okei, proovime siin siis siiski Jigiga ka, et Popperi juurde kindlasti tagasi veel. Nii, üks tava Jigi suutsin juba vette oksa külge jätta. Sidusin uue trossiga. Ta oli siis tavakonks, et ikkagi metsane ala ja siin midagi teha ei ole, läheb offset. Offset, no stress. Nii, kurat. Pekki, no. See oli ju päris tugev siin juba ees. Võtukene. Joh, ei tii, noh. No näed. Kaks korda tuli ja nüüd ei tulnud. Pigem siis augi nolk vist. Paadi külje peal jah, siin oli korralik võtt tundus, aga noh, ei oska ju hinnata niimoodi kui paar-kolm sekundit. Opa, rabas. Oli, aga mööda. Ja rohkem ei võta. Esimene võtt oli siis Popperile nüüd ka sealt päikse käest. Sain siin ühes augus Popperiga mitu korda üle tõmmatud. Proovin nüüd korra Jigiga ka läbi, vaatame, kas võib nii olla, et ta lihtsalt ei tule pinda ja näiteks võtab Jigi ära või siin üldse nagu ei olegi kala, vähemalt kes toituks nende lantide peale. No nii, väike. Oi, kui ilus ahven võttis hoopis Popperi ära. Opa! Ahven käib nillimas. Oi. Noh. Tagasi selle praegu otseselt kala. Ei tea, ei taha praegu niimoodi võtta, aga näed, rabas seda suurt Popperit. Aga vaatame korraks. Vihmaussiga korra, äkki siin on mingit ahvenat veel. Ma mitu korda tõmbasin seda Popperit siit läbi ja nüüd ta võttis, ma arvan, näe, opa, ahven tuleb hoopis siit veel. Kohe sellele ussikesele. Noh, see on veel piseb, aga kohe järgmine vise ja
vaatame, mis siin toimub, mingi järjekordne ahvenauk äkki tundub siis. Popperile tuli siin jah, lõpus üks suurem ahven nüüd ja enne ju mitu korda kerisin ja nüüd siin vihmaussi panin, kohe oli taga. No, vaatame, kas on veel, siin oli nüüd vaikus, paar viset kupu vahelt kedagi äkki. Seal võttu ei saanud, proovin poperdada ikkagi veel. Vaatame, kas siit kuskilt näituseks. Siuksed aknad on küll siin rohu sees, et võiks, aga haugi võib siin kindlasti ilusad peidus olla, aga katsuda nüüd ta siit kuskilt välja meelitada. Opa, sööstis. Ja ei tule rohkem. On seal. Ei võtta ära, aga sööstis juurde. Kui ta siia pinda tuleb ja hakkab jälitama, võib-olla siin lähedal juba näeb mind ka ära. Aga sööstis juurde ja ära ei rabanud. Ega jah, tuli ja korra ja rohkem midagi. Vaatame veel paar lõiku siin ja siis hakkan ennast allavoolu tagasi laskma, et kas näeme siis täna ilusat võttu ka ikka veel siin õhtu eel. Eemal ujub seal kobras jälle läheb. Et läheb teise poole ja ka tagasi. Oh, sukeldus. Hea küll, ma hakkan siit tagasi alla voolu laskma. Ma ei tea, kas see kopra plätserdus siin. Võtule nüüd just hästi mõjus, aga eks teinekord jõuab pikemalt avastada, aga vaatame, kas siis tagasi teel mõned kohad, et on siis äkki mõni kalavalvel, mis võiks selle püügi nii-öelda päästa. Päike vajub nüüd puude taha ja ega siin kell hakkab 9 saama. Aeg läheb lihtsalt nii kiiresti. Oh. Kas ta nägi ära mind nüüd või ei näinud? See on suur, see on suur. See on korralik. Korralik haug. Võib-olla nägi mind juba. Ma lasin ennast natuke tahapoole tagasi, ma ei tea, ma loodan, et ta veel julgeb tulla. Ei tule. Enam ei tule. Ja nagu ikka need asjad juhtuvad, ei see popper mul sinna kännu taha
tõmbasin suure rahmakaga lihtsalt sõlme katki. Panen siin kähku veel ühe trossi, tõmban selle teise popperiga, mis mul on. Sealt uuesti veel läbi, aga see oli selline korralik haug. 2 korda tuli vist vähemalt, jah. Ma siin tunne, et ta vist nagu näeb siis mind ikkagi ära, et ta sööstis sinna lehtede alla tagasi ja teistel visatel ta rohkem nagu ei tulnud. Nii. Erksat värvi. Vaatame, kas on veel õnne. Hetkel mitte. Noh, ei tea ju, äkki ei sobi landi värv nüüd ka. Et ei võta rohkem igal juhul. Võib-olla ei meeldinud värv enam. Võib-olla ehmatasin mina teen ise ära. Aga vähemalt ma võtan oma popperi siit teise ära. Punni palju tahada ta ei tulnud enam siit, jah. Aga siit kuppude vahelt oli üks ilus haug. Kurat, kobras jälle ka seal. Ujub. Läheb seal nüüd. Paneb ühe hea laksu kohe siit. No, ei sukeldus vaikselt. Okei, lõpetan püügi ära täna. Mingid võtukesed olid siin 2 püügikorra kohta popperile ka juba esimese taga. Ja oli isegi üks mõõduhaug ilmselt. Käis siin õhtu eel. Sõidan nüüd auto juurde tagasi ja pakin tänaseks asjad. Jäi siis seekord jälle kalade kasuks. Kotikala ei õnnestunud ja näeb äkki juba õige pea varsti siis suuremat kala ka ikkagi ära. Aga uue kalaretkeni.